tere, ma räägin teile nüüd sellest, kuidas välja arvutada oma personaalne tarokaart. Selleks on tarvis sünnipäeva, kuud ja aastat. Teen selle näite enda sünnipäeva, kuu ja aastaga. Ja nüüd tuleb siis need natukene teistmoodi kokku liita kui tavaliselt numeroloogias. Mitte ükshaaval, vaid kahekaupa. Ehk siis esimene, teine, kolmas, neljas paar. Kui 0 on ees, siis seda ei arvesta. Pluss 19, pluss 75 ja see teeb kokku 113. Ja nüüd järgmine tehe tuleb siis niimoodi, et jagan jälle, alustan esimesest pooleks. Kui on kolmekohaline, siis on 11 pluss 3, 3 jääb üksikuks ja see on 14. Ja 14 on siis mõõdukuse number. Ja saan ka endale teise kaardi, 1 pluss 4 võrdub siis 5, mis on siis ülempreestri number. Ehk siis, mida need kaardid räägivad siis enda kohta. Kerin natukene siia poole, et näidata teile mõõdukuse kaarti, number 14, ma vaatan, kas siin ta on olemas. Number 5 ülempreester on siin ja mõõdukus number 14 on meil siin selle koha peal. Mis on nüüd minu puhul tõesti ka huvitav, on see, et olen amburi tähtkujuks sündinud ja amburi kaart on ka mõõdukus ehk siis balansi hoidmine. Nii et isiklik tarokaart kui ka siis astroloogiline tarovaste kattub. Ja teine huvitav paralleel on ka see, et kui ma nüüd traditsioonilise elude numbri välja arvutaksin, mis põhimõtteliselt peab siin ka lõpus välja tulema, sest vahet ei ole, kuidas need numbrid kokku liita, siis viimane ühekohaline number niikuinii elude numbrini meil jõuab. Ja see siis ongi tavaliselt nii-öelda see teine kaart, mis siis välja tuleb. Muidugi on ka juhtumeid, kus esimene tulebki ühekohaline number, sellepärast et lõpus on nullid ja on ainult üks tarokaart, mis sümboliseerib, aga antud juhul tuli siis 2. 5 ülempreester on siis vaimne teejuht, teenäitaja, õpetaja, ettemääratud saatus, ettemääratud tee, mida käia. Ja siit tuleb siis välja see, et tasakaalu hoidmine endas, positiivse ja negatiivse balansi saavutamine, mees ja naisi energiate tasakaalu viimine on siis nende kaartide järgi siis üks kesksemaid ülesandeid. Arvuta enda tarokaardid välja. Ja lisan siia alla siis ka võib-olla tarokaartide tähendused. Maag number 1 on siis tahtejõud, looming, manifesteerimine, maagia. 2 on siis ülempreester. Nii, lõpetan praegu salvestuse.